Hommikuti on eriti mõnus, siis on niisugune hästi vaikne töö juures. Siis oled omas mõtetes, seal nokitsed tööd teha. Siis kui teised tulevad, on juba pooled asjad valmis juba ja 3 aeg lähen tööle, siis ei ole erilist liiklust ka. Päris esimene toit, mis ma lapsepõlves tegin, üritasin piimaklimbisuppi teha. Aga sellest tuli piimaklimbi puder. Aga mu väike vend sai ära küll. Kokanduse juurde jõudsin peale põhikooli, kuna mu ema oli õppinud kokaks ja mingil määral ta hetkel huvitas meid see kokatöö, siis tegin sisseastumised Põltsamaa kodu- ja põllude kooli. Päris lihtne oli mul seal koolis käia, kuna need erialaained tulid nii loomulikult, et ma ei pidanud eriti pingutama selle nimel. Tuli nagu loomulikust intelligentsist kuidagi. Kui õppima jõudsin 12,5 aastat tagasi nõudepessu. Ma sain nõudepesus olla 1 päev, siis öeldi, et salatisse on vaja abikokka. Mõned aastad töötasin salatis ära, siis ma läksin biolauda, tahtsin proovida, mis seal biolauas on. Ja nii mu karjäär siin Coopis on tõusnud nõudepesust biolaua kokaks. Annika on meie väga pikaaegne töötaja. Tema vastutada on siis kogu biolaua osakond, et tema organiseerib siis, et kõik töö saaks ilusti päeva ja vahetuse jooksul korraldatud ja kõik maitsvad tooted jõuaksid ilusti poeriiulile. Singirulle kuskil 45 kilo tuleb ja kõik niimoodi sõrmede vahelt laseme läbi. Annika inspireerib mind sellega, et ta on hästi nagu kindlameel, et kui ma lähen tema käest midagi konkreetselt küsima, siis et tema vastus on alati hästi veenev, kaalutletud ja läbimõeldud. Et kui tema ütleb, et me saame selle tehtud, siis ma võin nagu kindel täiesti 100% olla, et nii see ka on. Kui kokaks siia tööle tulla, siis oleks hea, kui inimene on kiire, ruttu omandab asju endale, korrahoidja, sõbralik, peab mõistma nalja, et meile meeldib nalja teha. Kokk peaks olema, kes jõuab raskuseid tõsta. Ta peab päev otsa ikkagi jalge peal seisma. Alati saab maitsta asju. Et kui sa mõnikord ei jõuagi sööma minna, ikka päeva jooksul teed mõned kreemid asjad ära, siis sa maitsed. Et kõht peab alati täis olema koka. Tunnen Annikat juba üle 18 aasta. Annika on väga tugeva natuuriga. Kui tema on tööl, siis on terve maja teda täis, heas mõttes. Et tema annab seda powerit, ma arvan, igale ühele oma kärtsu ja mürtsuga. Kui tema on tööl, siis kõik sujub ja sellist huumorit takka otsa veel üle 100% juurde. Harrastusi on tal palju. Kalapüük on number 1 tal. Põllumajandus on nüüd tal vist nüüd 2 või 3 aastat äkki. Et tema kanakesed on ees otsas tal alati ja nendest nagu väga hoolib ja räägib alati põnevusega. Kanad on sellepärast mul, et muna on alati laua peal, et nad ei lärma nii palju kui mingid muud kodulinnud. Nendega on tunduvalt lihtsam, et teised kodulinnud on kuidagi suuremad, partima sellepärast ei võtta, siis peab rohkem koristama tema järgi. Kanasid olen pidanud umbes 4 aastat või niimoodi. Tibu, tulge nüüd, ärge kartke võõraid. Tulge. Suur, see on Brahma kukk. See kukk kasvab 0,5 meetri kõrguseks. Nagu väikse lapse kasvu. Aga ta on hästi sõbralik. Sepsukene, tule siia. See on meie lemmikkana. Sepsu on ta nimi. Käib vannis meil vahepeal ja laps vannitab muidugi. Et temale meeldib temaga mängida ja olla.
oli ka mul seal tagaotsas olid arbuusid, melonid kasvasid, et sibulat ja kõike tuleb kasvatada. Seal on maasikaid mul maas ja olen hästi palju sisse teinud hoidisseid, tomateid ja kurke ja siis mul on marineeritud seeni, seeneseljankad, siis on mul purustatud seeni ja kõik tuleb sisse teha ja kevadel siis, kui jääb järgi, siis annan ära kõik. Noh, munad tulevad, mida ei saa, kodust on liha. Seeks oma kanu ma söögiks ei taba. Mina ei suuda neid süüa, ma olen ostan poest parem kallima raha eest. Ma naudin oma töö juures kõike, seda seltskonda, seda tööd, mis ma teen ja see, mis lõpptulemus on. Et kõik oleks hästi ilus, korrektne, korralik. Et kõige tähtsam on töö ära teha ja siis lõbutsema hakata. Meile meeldib, kui raadio mängib, et me ei ole inimesed, kes armastavad surnuaias olemist. Anu, varsti saab tantsida.